Tere, mina olen ämmaemand Mari-Liis Priilin ja tahan teile täna rääkida rasedusest ja kokkuvõtvalt sellise pealkirjaga rasedusest ilma ilustamata, mida päriselt oodata. Minu loengus on väga palju erinevaid teemasid kokku pandud. Põgusalt on võetud kokku need, mis on raseduse ajal kõige olulisemad ja mida võiks teada. Alustame sellest. Kõigepealt palju õnne, kui te seda loengut vaatate, siis ma eeldan, et te olete juba rase. Millal võiks siis naine ennast arvele võtta? Väga hästi on kättesaadavad meie internetis erinevad raseduskalkulaatorid ja tegelikkuses see annabki meile esimese aimduse, millal võiks planeerida esimese visiidi ämmaemanda juurde. Sisestades raseduskalkulaatorisse oma viimase menstruatsiooni esimese päeva, ütleb kalkulaator, mitu nädalat rasedust on. Ja hea aeg esimeseks visiidiks on ajavahemikus 6–9 rasedusnädalat. Ida-Tallinna Keskhaiglas on raseduse tuvastamine, raseduse kinnitamine puhtalt ämmaemanda töö. 6 nädalat alates on võimalik näha loote ultrahelis juba pisikest loodet. Teinekord juba on ka nähtav väikene südametöö. 7 nädalat me kindlasti näeme loodet ja südametööd. Ja miks on 9 nädalat pandud selliseks, vahemikuks, on just seetõttu, et jõudes sellisel heal optimaalsel ajal, jääb aega tuvastada kõikvõimalikud naise kroonilised haigused, mis tal esinevad, tuvastada rasedusaegsed riskid ja jääb meil mõnusalt aega ka planeerida edasine ultraheli raseduse esimesel trimestril, mida kutsutakse teiste sõnadega Oscar-testiks. Raseda õigused. Kui naine jääb rasedaks, on tal õigus ämmaemanda läbivaatuseks. See tähendab seda, et kui naine soovib minna ämmaemanda visiidile, siis tööajast on tal õigus selleks visiidiks. Samuti, kui naise rasedus on tuvastatud ja tema töös võib esineda erinevaid ohutegureid, siis on rasedal õigus võtta kergemale tööle üleviimise leht. Seda lehte saab väljastada ämmaemand, kes rasedust jälgib, ja tegu ei ole haiguslehega. Need on seaduse poolest 2 erinevat lehte. Kergemale tööle üleviimise lehe näited võivad olla sellised, kui raseda töö hõlmab endast erinevaid ohutegureid, näiteks naine töötab laeva peal ja tal on pidev vibratsioon, siis enamasti laeval töötavad rasedad me viime esimesel võimalusel kergemale tööle üle. Samuti erinevad keemilised ohutegurid, näiteks maalritöö, erinevad füüsikalised ohutegurid, näiteks raskete asjade puhul erinevate raskuste teisaldamine, liigutamine ja nii edasi. Nendes küsimustes saad kindlasti läbi rääkida oma ämmaemandaga ja teinekord ka, kui jääb veel lisaküsimusi, on meil võimalus broneerida aeg meie sotsiaaltöötaja juurde, kes siis oskab nõustada parima lahenduse saamise eesmärgil. Lisaks veel võib raseduse ajal naist saata töölähetusse üksnes tema nõusolekul, mis laias plaanis tähendab seda, et kui naise töö eeldab pidevat reisimist, näiteks erinevaid lennureise, siis raseduse ajal on tal võimalus öelda, et sellel perioodil ta neid teha ei soovi. Kui me räägime veel raseda õigustest selles vallas, et naine sünnitab ära ja on ees ootamas pikem imetamise periood ja räägime sellest, et emapuhkus kestab keskmiselt kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni, aga naine soovib varasemalt tööle tagasi naasta ja laps on rinnapiimatoidul, siis seadus ütleb, et raske rinnaga toitval emal on õigus saada lisavaheaegu rinnaga toitmiseks kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni. Enamasti see tähendab küll seda, et tihtipeale tuleb tööplaan, töögraafik natukene ümber vaadata, et sinna sisse panna siis sellised vahepausid, mida imetav ema saaks kasutada lapse toitmiseks. Kindlasti soovitan juurde vaadata ka eesti.ee portaalist, kus on lisaks juurde loetletud
ka teised raseda õigused rasedusperioodi ajal. On ka mõningaid kohustusi, mida võiks teada ja ei ole täpselt sellist head aega, millal rase peaks enda rasedusest tööandjale teatama. See on tema otsustada ja nii-öelda kindlaks teatamise aeg samamoodi ka lähikondlastele, tuttavatele valikuline, kuid kindlasti tööandjale ütlemise suhtes tuleb arvestada, et naine peab enda emapuhkusele jäämise plaanidest tööandjale teada andma ja seal kohal on ka välja toodud aeg, et emapuhkusele jäämisest tuleb tööandjat ette teavitada vähemalt 30 kalendripäeva. Et sellega kindlasti arvestada, enamasti küll tihtipeale, kui on rasedus avalik ja töö juures teised teavad, siis tööandja ja töötaja võivad ka seda omavahel loomulikult varasemalt arutada. Veidikene ka Sotsiaalkindlustusametist. Ida-Tallinna Keskhaigla, nagu ka teised rasedust jälgivad haiglad, teevad vägagi koostööd Sotsiaalkindlustusametiga ja just selles vallas, et meie kohustus on teavitada raseda sünnitustähtajast. Praegusel hetkel on see läinud väga mugavaks ämmaemanda vaates, sest et asi on elektrooniline. Kui Ida-Tallinna Keskhaiglas on meil olemas elektrooniline rasedakaart, siis peale 22 rasedusnädalat teeb Sotsiaalkindlustusamet meile elektroonilise päringu, kus nad saavad teada naise oletatava sünnitustähtaja. Sellepärast on hästi oluline, et esimesel trimestril ämmaemand fikseerib ära, milline täpselt on naise sünnitustähtaeg. Kas see sünnitustähtaeg jääb ultraheli järgi või ta jääb naisel viimase menstruatsiooni järgi. Sest sünnitustähtaega on ainult üks ja peale 22 rasedusnädalat seda enam kindlasti muuta ei saa. Selle järgi teeb ühel hetkel Sotsiaalkindlustusamet naisele pakkumise emapuhkusele jäämise kohta, millel on naisele õigus töötaval naisel 70 kuni 30 päeva enne oletatavat sünnitustähtaega. Tahan teile ka rääkida raseda koduapteegist, mis on kõige olulisemad asjad, mida iga rase naine võiks teada ja milleks ennast valmis seada. Väga oluline on võtta foolapet just esimesel trimestril. Naised, kes on käinud ka varasemalt raseduse planeerimise visiidil, teavad, et foolapet on ideaalne võtta ka paar kuud enne rasedaks jäämist, kuid hiljemalt siis, kui rasedustest näitab 2 triipu ehk on positiivne. Ja miks just foolape? Sellepärast, et foolape vastutab tugevalt loote närvisüsteemi toetamise eest ja korrektse arengu eest. Ehk üle selle ta ennetab neuraaltoru defekti riski oluliselt. Ja kogus, mida me soovitame naistel võtta, on 400 kuni 800 mikrogrammi päevas. Väga paljudel juhtudel, kui naine ostab puhtal kujul foolappe, on selle purgi peal 400 mikrogrammi, see on täiesti piisav, kuid teinekord me näeme, et kompleksvitamiinid, mida ka naised palju tarvitavad ja need sisaldavad erinevaid vitamiine suuresti, kuid väiksemas koguses on viidud foolapet juba sisse 800 mikrogrammi. Nii et sobib 400 kuni 800 mikrogrammi päevas. Valuravi ja rasedus. Väga oluline on teada, mida ja kuidas võtta, kui ma tunnen peavalu, kui ma tunnen kerget kõhuvalu ja millised ravimid on lubatud. Esimene valikravim valuvaigistina ja palaviku korral rasedal on kindlasti paratsetamool. Paratsetamooli võtta on soovituslik korraga 1 gramm ehk see on 2 500 milligrammist tabletti. Ja seda nendel naistel, kes kaaluvad vähemalt 50 kilo, on see normaalne annus. Vajadusel võib naine seda võtta 6 tunni tagant ja maksimumkogus kogu ööpäevas on 4 grammi kokku. Kindlasti ei piisa 50+ kilo kaaluval naisel sellest ühest tabletist, kui me räägime kõrgest palavikust, sellepärast et kaalupõhiselt on oluline seda toimainet õigesti võtta.
Kui me räägime väiksest palavikust, mis raseduse alguses võib esineda, siis alates 38,5 ning enam kraadi enamasti enam keha ei jaksa selle palavikuga võidelda ja seda kindlasti me soovitame naistel alandada. Veel siia juurde lisaks, kui naistel esineb esimesel trimestril ja ka lõpupoole rohkem selliseid pingetunnet alakõhus, kergeid kõhuvalusid, väga hea on kodus omada ka spasmolüütikumi nimega NoSpa, mille päevane kogus on 80 milligrammi ehk 2 tabletti ja vajadusel 3 korda päevas. Kui me räägime raseduse alguse valust ja kui me räägime sellistest ebatuhudest, siis NoSpa on täiesti esimene valik. Tihtipeale me soovitame ka kombineerida NoSpad ja paratsetamooli, kui naine tunneb pingetunnet alakõhus või esineb ligamentide valu või ka raseduse lõpus võib esineda sellist ebatuhude taolist valu, siis 2 ravimit koos, NoSpa ja paratsetamool, toimivad hästi ja lõõgastavad emakat. Seedimise poole pealt rasedatel esineb päris tihti kõrvetisi. Olen siin välja toonud mõningad soovitused. Väga kaua on meie apteegis turul olnud sellised preparaadid nagu Renni, Frutin, Malox. Neid kõiki võib raseduse ajal võtta ja need on ohutud. Kõrvetiste ravi on naisel vajaduspõhine. Kui naine tunneb peale söömist, et tal on põletav, kõrvetav tunne, siis oleks mõistlik neid ravimeid tarvitada. Maohappesuse vähendamiseks on head ravimid pantoprazoolinega ja ka omeprasooli toimeainega. Näiteks traditsiooniliselt me soovitame omeprasooli 20 milligrammi võtta hommikuti 30 minutit enne hommikusööki. Kui me räägime erinevatest kõhuprobleemidest, nagu selleks on kõhukinnisus, mis kahjuks rasedatel on päris sage probleem, siis rasedad võivad kasutada selle leevenduseks tuhalaksiirupit, mis on sissejoodav siirup ja kaasas on selles ka mõõtekork, kus peal on doseerimine kenasti välja toodud ja sinna juurde vajaduspõhiselt on lubatud kasutada evapuu supposiidid. Seda siis täpselt, kui olukord seda nõuab. Lisaks sellele, kes on laktoositalumatu ja tuhalaksiirupit kasutada ei saa, võib proovida alternatiivina Butasofti. Teinekord esineb ka erinevaid kõhuviirushaiguseid, mis toovad endaga kaasa ebameeldiva kõhulahtisuse. Võib proovida selle leevenduseks võtta söetabletti, tarvitada erinevaid probiootikume, näiteks Enterool, mis aitavad kaasa seedeelundkonna toetusel ja kõhulahtisuse korral on lubatud naistel proovida ka sellist ravimit, mille nimi on Smegta. Aitäh teile kuulamast!